siis üks variant veel neile, kellel on väiksed nagu pinnad, on kasutada selliseid konteinereid, ehk siis on välja mõeldud targad kotid sangadega vaat seal puuride ääres, mis mina pärast lähemalt vaatama, kuhu ma panin herne, sest et mul ei ole jällegi, mul ei ole võtta 3-meetriseid tokke. Ja jällegi sa näed, et kus see hernes saab selle hoo sisse ja lähebki taevasse välja. Ja see on üks vana hernesort, ta on värvilise õiega, et peaks üks Rootsi äge hernes olema, et ma tahan sealt saada seemet. Mul on oluline ka, et ma seda nagu jälgiks seda taime, et ma panen ta enda käiguraja äärde. Et ongi hästi kaval, teine asi on see, et esimene asi on see köögiuks ja teine asi on käigurajad. Et tehke oma kastid käiguradade äärde, et siis te käite mööda, vot näete, on vaja kasta, saan korjata midagi, et ärge hakake kaugelt pihta, et tehke lähedalt ja tehke vaikselt, iga aasta üks siuke kast ja see on varsti siuke äge kastaed. Siis teine variant on näiteks teha ise punuda vitstest ääri, kellel on palju pajuvõsa näiteks, jälle seesama tüütuvõsa. Et natuke aega võtab, aga on ilus. Et mul muidugi on ta kasvanud juba täis, et ei ole väga seda näha, aga põhimõte siis kuuse sellised väiksed latid alla või toeks ja siis sinna vahele punutakse. Et see on nüüd keskaegsest aiast siis saanud inspiratsiooni selline stiil. Me võime minna siit üles veel.